Aga Karla 45 ta vaikse moega kõva tümis, kas sõnniku hark või vikati varseid, muuks lihtsalt aega ei jätkunud tal. Kogu tüli ja jant sai alguse siis, kui Elli Moora mõned aastad tagasi Pudulojuste santlaagri oma poja maalapile rajas. Esmapilgul võib ju tunduda, et kahmu lasi. Kus neid loomi siis ikka kasvatama peab, kui mitte maal? Kogu loos on aga üks väike konks. Elli poeg pole selle maalapi ainuke peremees, vaid jagab seda 2 naabriga. No tont teab, mismoodi kõik need pudulojused sinna noalaeva ära mahtusid, aga Viljandimaal Mustivere küla rahvas räägib, et täpselt samasugune olukord võib valitseda ka siin laudas elavad 10 veised, lambad, kiitsed ja ma ei tea, mis loomad kõik veel, et ja inimesed on mures, nad on abi otsinud ja kuskilt abi pole saanud, et no kui palju ja mis loomad siin üldse elavad siis? Siin on nüüd päris hulgimikka, et pole täpselt jõudnud kokku lugeda neid. Naabrimees Raido Lehiste sõnul ei arvesta proua Elli aga üleüldse naabritega. Värskest ja terveldavast maaõhust on asi juba nii kaugel, et enam ei kannatavat Mustivere külas oma toa aknaidki lahti teha. Kõige vängema ampsu Elli proua laudalõhnu saavadki kätte just naabrid. Häiribki see laga ja see sõnniku ja raipahais, mis siin on. Meil on paksu kõntsa sees, loomadel siin suvel ei olnud vett, koeral suri ära ja ega seal seeski see olukord parem ei ole, et põlvini sõnnik ja sõnnikuhais ja kanaraiped ainult, mis külje alla jäävad. Raido juttu toetab ka tema ämm. Elli loomakasvatus olevat tõesti juba üle igasuguste piiride läinud. Üks asi on see segadus siin ja teine asi on see, et ta oma neid surnud loomi ei mata maha, vaid viskab siia sõnniku õnnikusse, need hakkavad haisema siin. Tema meelest on nagu kõik täiesti korras. Et teda kõik jõusavad. Tema loomi mürgitatakse ja koera lastakse ketist lahti ja tema linde külakoerad murravad ja et tema meelest oleme ikka süüdlased meie. Elli Moora enda sõnul on aga selle tüli põhjused hoopis mujal. Endine vanglakunde Raido Lehiste lihtsalt ihaldavat võõrast vara. Vanaproua sõnul ei julgevat ta Raido kartuses Mustiveres enam ööbidagi. Ja kui minust lahti saavad, siis saavad Ülemise perest ka lahti. Miks nii? No, aga nad tahavad maja omale saada ju. Raido lubas kogu aeg alguses siin Morda mul sisse lüüa, et ta on 2 korda kinni istunud. Ja siis ma siin nutsin ja õikus sealt, vanamoor, mis sa teed seal. Ja siis ma kutsusin tüdruku töö juurest ära, türk tuli taksoga siia. Ma nii kartsin, vahest on väike tüdruk ka tulnud, siia kutsun. Kui see suvi kutsusin väikse tüdruku siia ja siis istusid poisid seal, kes olid viina võtnud, siis need kiusasid mind. Põrguline, mis sa oma arust teed on asi vääris hull, poiss on täitsa loll, kui noorem oleks ma küll naha peale saaks. Viljandis elav Elli lapselaps on sellest külatülist aga surmani väsinud. Kõige rohkem kardab ta aga vanaema tervise pärast. Tal on nii palju rohte peal ja see südamehaigus on tegelikult ikka päris raske haigus, et muidugi peab muretsema, kuidas siin hakkama saab, eriti kui onut nagu siin ei ole. Tülid ajavad vererõhu nii kõrgeks, jah? Jah, et see südamehaigus ikkagi on hull, et ega ta siin ei halasta ühelegi inimesele, ole see hea või halb. No mine sa ka! Jussva poisi usk või kandi pööda ilust, uiskel keenad jalad küljes on, kohe Jussil lõbus on. Just intervjuu tegemise käigus sõitis aga kohalik Peibe meist suure hooga mööda ja valas kogu seltskonna poriga üle. Kõige rohkem musta pori lendas vanaproua Elli näkku. Aga eks ka see ootamatu vaheseik sobib meie külajandi sisse imehästi ning iseloomustab kohalikke olusid, inimesi ja suhtumist. Lähme aga oma laudajamaga edasi. Elli Moora on loomapidamisega harjunud. See on tema elu mootor. Kogu aeg olen teinud eluaeg ja tahaksin edasi teha. Tahan süüa ja raha saada natuke. Kui maha müün, siis saan natuke raha. Pensikõrvast, jah? Pensikõrvast, jah. Seda raha, pintsi saab vähe ja see läheb rohtudele ära. Rohtusid on väga palju. Nad ütlevad, et sa ka loomi piinad suisa. Mis sa arvad sellest? Ei piina. Ma söödan 3 kord päevas loomi ju. Ja lõunakand käin söömas. Muidu kogu aeg söödan ju ja olen laudas. Ja. Ta käitub väga ilusasti nende loomadega, et
ta käib söödab neid ja siis ta paitab ja silitab ja räägib nendega ja nagu ikka loomaarmastaja tegeleb loomadega. Mustivere rahvas on pöördunud nii Vallasakste, Viljandimaa veterinaarkeskuse kui ka keskkonnakaitse inimeste poole. Tulu sellest tõusnud aga pole. Päris kõiki külaelanikke sõnnikuhais siiski ei häiri. Küll ollakse aga mures loomade pärast. Loomad on ikkagi kannatavad kindlasti toidupuuduse käes. Suvel näiteks seal koeral, kes väljas on, pole mitte kunagi juua. Süüa, jah, kui ta tuleb, siis ta viskab mingisugused lihakombinaadist ostetud kärakaid, aga juua ma ei ole seal küll kunagi nendel näinud. Linnud, kes tal väljas on, need on täiesti, valge hani on muutunud süsimustaks. Asaga koos. Just, täpselt. Loomade julma kohtlemist ja näljutamist kinnitab ka Elli naabrimees Raido Lehiste. Seal on tal kassid on sees, mis kogu aeg raunuvad ja pooleldi paistavad läbi. Kargasidki kohe meie tuppa, kirburada ja asjad järel ja oligi ainult luu ja nahk neil kassil. Reporter viskas proua Elli kassidele pilgu peale. Oleme ausad, kõhnad nad nüüd küll ei olnud. Raido Lehiste ajas jama. Veidrat juttu on aga ajanud ka Elli Moora. Tema süüdistas Raido Lehistet näiteks oma koera mürgitamises. Valla konstaabel Andres Pihlak seda siiski tuvastada ei suutnud. Kui väljas oli 30 kraadi kuumasin ja lihtsalt koerale ei antud vett, midagi ruberoid katusega kuut, kus ta õieti sissegi kuuti ei mahtunud ja palavus oli see, mis ta ära tappis. Et see on perenaise enda süü, mitte et ei tasuks otsida mürgitamist ja mida veel. Kuigi üks kohalik asjapulk soovitas Elli Mooral loomade juurde lauta kaameraid ja loomakaitseid mitte lasta, siis proua ise oli siiski teist meelt. Tema oli avalikustamise poolt. Ausal tegijal polevat karta midagi. Tulge ja vaadake ise, kas ta siis näljutab loomi või mitte. See oli memme seisukoht. Püha püss ja müürist uus nüüd kaela saadas karistus, siis Karla Eisa 75 lõi valju Külarahval oli ühes asjas küll õigus. Lohakalt kokku klopsitud uberikus elab tõesti liiga palju loomi. Räpased on nad kindlasti ka. Milleks aga siis see rist ja viletsus? Kasvatad lihaks endale ja müügiks? Ei, endale, enda perele. Meil on lapsed ja lapselapsed ja ma poest ei osta. Ise võtame. Kui tunnen, et juba vaja on, siis pea maha ja tuleb kõik. Üks kana oli küll hästi viletsas seisus, sulgi ei olnud peal ja nad... Sulgi, jah, see ongi, jah. On haige? Ei, haige ei ole, aga tuleb ära võtta. Sule ajamise aeg on. Ja siis on nagu, niisugune kehva võiti. Mustivere küla lehmalauda sõda on tööd andnud paljudele ametimeestele. Viimati käis olukorraga tutvumas Toni Oiuland Mulgimaa veterinaarkeskusest. Inimesed on tähele pannud, et Toni seisukohad on alati leiged. Nagu tema otsuste puhul ikka, oli ka seekord Mustivere külad tülilaudas kõik korras. Loomi söödetakse, joodetakse, peavari on neil olemas, et elementaarsed loomapidamistingimused on seal ikkagi täidetud. Jah, võib öelda, et loomapidamishoone ümbrus on korratu risu-räsu vedelemas. Nendega on nagu varengi probleeme olnud, et neil on eelnevalt tehtud ettekirjutusi, aga nad on need ka täitnud, kui neil on korraldus tehtud. Võime öelda, et majanduslikud võimalused on kahjuks erinevad, samuti ka arusaamised loomapidamisest. Vallainimesed tulevad kohale, räägivad värava taga juttu, lähevad ära, ütlevad, kõik on korras, annavad talle aega ja siis on käinud veterinaaраmetist keegi, kes seisis ukse peal ja üpris kohe lahkus, et ukse pealt loomulikult ei näegi midagi. Mustivere rahva mure on arusaadav. Vaevu püstiseisvat hurtsikut nüüd laudaks nimetada küll ei saa. Tõenäoliselt kukub see sara tugevama tuulega ise kokku ja olgu kõige vägevam siis loomadele armuline. Elli Moora on lubanud ka uue lauda ehitada. Külarahvas on küll kahtlev, aga läbi häda ollakse sellega ka nõus. Millal aga vaene pensionär tegudeni jõuab,
tõenäoliselt mitte niipea. Veel natuke puudub. Midagi on puudu. No ikka see, millega saab ehitada. Raha. Jah. Korjad praegu. Korjan, jah. Mul ei ole midagi loomade vastu ja loomade pidamise vastu, see on suurepärane. Maal peabki loomi pidama. Aga noh, seda tuleb teha nii, et loomad on ikkagi ka. Neil on hingeke sees ja neid tuleb sööta, neid tuleb joota ja see ei ole loomapidamine. Niimoodi loom ei pea. Laudas karjus vaasikas, sest lihjal lehmaks ta ei saa ja kõrval siiga kurvas täpsest ots on ilmselt varsti käes.